Marek ja Veiko tõstsid diivanit ülesse. See on siis 2 osas üks osa ja üks osa veel on. Ja siis ma ostsin ka rõdukomplekti ära. 2 tooli ja väike laud. Koristan siin ja sain diivani kokku ja siis avastasime, et alt, kraanikausi alt lõub vett, kõik oli märg. Ja nüüd Marek vaatab siin. Aga diivan siis sai selline valitud. Nüüd isegi vaatame, et oleks võinud suurema isegi võtta. Aga ta on täpselt, see osa jookseb täpselt siis selle nurgaga, teleka nurgaga, et siia seina siis tuleb suur telekas. Aga selline see diivan on siis. No nii, katki. Kodus on tollagi. Tilkus vetes ma hakkasin näppima, uurima ja lambist niimoodi krõks. Esiteks oli liiga lühike. Veekraanid ja veits liiga all. Need natuke lühiksed. Ma ostsin suuremad, aga need on ka sitad. Siin on mingi üleminek panna, et mul on ikka minna vaja otsida õige. Kohe siin 3/8 kohe sellise otsaga on vaja. Ma ei tea, kas ma jõudsin mainida või, et me ostsime ka rõdumööbli ära. Aia mööbel. ja. No meie rõdule mahub see ideaalselt. 2 sellist tooli, need on suht mugavad ja lauakene siis. Tiker. Tere. Kuidas on? No kuidas on? Kas on mõnus uue diivani peal? Aga teeme nii, et öösel ei hakka seda kraapima, jah? Ma hakkame ikka kraapima. Ja. Elu on väga ilus, sõbrad. Teguta ettegi. Oled rahul selle ostuga siis? Ma arvan, et esimeseks diivaniks on jumala hea. Tegelikult natuke see osa oleks võinud olla ikkagi pikem. Me küll mõõtsime, et umbes... Aga me ei tahtnud sellest seinast, et ta üle läheks. Just. Aga tegelikult võiks... Tegelikult oleks nagu isegi mahtunud küll, vaata, et ruumi on veel. See oli 2,6 on ju. 2,8 oleks võinud ikka olla. Aga me ei nurise. Lihtsaks diivaniks ja me saime selle siis mööblimajast, et kindlasti tuntakse huvi. Aga siin on see asi veel. Läheb see maha ja siis saad timmida. Ja hinnaks oli siis 1164 €. Ja see oli mingi soodus allahindlus oli siin enne jaane. Et aga muidu oli see mingi ümardatult 1500 vist äkki. Mõnus riie siuke, aga me tahtsime sametist ja... Noh, tegelikult ideaalis ma oleks tahtnud sarnast, mis need seal köögitoolid on. Aga samas, see on ka okei. Ja me ostsime selle, selles mõttes pimesi vaata, et me ei käinud seda ennem vaatamas. Me piltide ja video põhjal siis nagu otsustasime, et fuck it. Mingi 3 tonnise diivanust, et siis vist väga nii ei julgeks. No 3 tonnist ma ei ostaks, ma ei raatsiks. Hommikul vana, torutööd jätkuvad. Keerasin pekkina esimese liistuna vale nurga allna. Ei lähe kokku üleval. Ma ei tea, ma ei oskagi lihtsamalt matemaatikat ka vahest. Aga nüüd on see, et 45 kraadi, eks ole, et see ülemine ka tuleks vastu. See on see, et ma pidin nii palju tõstma, kuna see ei ole piisavalt pikk. See saab alla normvahene, aga saab sellise põrandaliistuna, et täpselt tahaks põrandaliist siia alla ilusti pärast krõks. Jopp Antoniona, 2 liistu keerasin pekkina. Ja mul on põlv juba lõhkine. Ja Ave teeb kooki. Ja saad korda siin ahjus. Ja saad korda, see on ikka... This is oven, guys. Tahtsin näidata teile oma uut nunnut. Selline taim. Ma ei mäleta enam, mis selle nimi oli. Aga... Ta nimi on Peeter. Peeter. Jep. Ja ühe taime ostsin veel rõdule.
selline kõrrelise. Ja need on tibulad, need on mu issi käest saadud. Aga ma tahan siia veel taimi. Ma vaatasin Ikeast, ma tahan lavendlit veel, maasikaid siia. Ja nüüd me lähme poodi. Ja ma siin ennem jalutasin ringi ja mõtlesin, et nii imelik ikka. Mul ei ole ikka veel kohale jõudnud see mesinajaame. 5-10 Eestis. Soomes on see Karlsvatsa šokolaad mingi 4 eurot midagi. 4,85 ja on Soomes. Praegu on üldse mingi Topmanis ja S-Marketis on Soomes kampaania, et ostad 4 tükki, siis on 10 eurot. See teeb siis šokolaadi hinnaks 2,70. Kommenteerige, kus toidupoodides te käite? Millist toidupoode te eelistate? Me hetkel oleme Coopis. Coopis me käisime Selveris, me käisime Prismas. Näita siia, Lille. Perkele paska! Juhu ei teen. Mis see mingisugune seal viljaauto või? Soolapekki ja mulli. Jah, miks mitte? Peipsi kurki ka. Laudu, mida ma saan, või no mida ma tahaks endale osta. Aga laud, mida ma saan endale lubada. Nagu näha, siis me oleme Ikeas. Oh yeah. Mina kogu aeg poes niimoodi käimas, Marek on ninapidi telefonis. Ütlen teile, mis ma Ikeast ostsin. Ostsin selle palmi. Ja kõik taimed, mis ma nüüd ostnud olen, ma olengi vaadanud niimoodi, et need ei oleks mürgised tikrile. Siis me ostsime sellise lambi sinna vannituppa. Siuke klassikaline must läheb kokku meie vannitoaga. Siis siit kardinad sinna magamistuppa jääkupiku nüüd, ühe selle voodilina, pirnid, siis selle telefonihoidiku klaasid, vaatan, kas ma saan lahti, sellised hallisuitsused ja Marekile meeldis see kohvitops, siis ma siin 2 tükist, üks oleks imelik. Ja siis veel selle sahtli sorteeri bambusest siia, sest mul on praegu siin niimoodi. Ja lavendliga rõdule. Katsetasin ühte kooki, Rabaraberi pisaarakooki. Instagramist leidsin retsepti Juhandra Instagramist täpsemalt siis. Tere hommikust. Karm tõde on see, et me ei oska oma 104 eurist panni kasutada. Kinni võtab oma haine. Jaa. Eile küll vaatasime, et madalal kuumusel tuleb seda kasutada. No täna tegime nii, nagu peab. Endiselt. Endiselt võtab see kinni. Kas õli on vähe või? Jah, äkki me paneme õli liiga vähe. Kas keegi oskab? Kas kellegil on, kes meid vaatab? No see on põhimõtteliselt sama, mis see heksa lähed. No sama, mis kuradi stainless steel. Nüüd on kärg on siin. Jah, ma ei tea. Help. Ja ma paigaldasin lambidena. IKEA. Ja nüüd on niimoodi, et nüüd läheb koos vendiga tööle. Maljadjetsna. Et läheb pessu, nüüd valgusta tööle, vent hakkab ka tööle. Imeb su pasahaisu kõik sinna sisse. No nii mina ühendan elektrit üle pika aja taas. Et sealt siis siin on vagadega kokku läheb edasi, hetkel pole pihtikut sinna. Et siia tuleb see kahene siis, et olevad siin töölampi ja laadimist ja sinna tuleb kahene, sinna tuleb ühene, siia tuleb kahene ja sinna tuleb ka ühene hiljem. Isikukaab.
paneme selle pusle siis kokku või? Vaikselt edeneb. Näe palun, siin. Pane siia peale. Tahad kommenteerida vahepeal või? Mõtletage äkki. Tagust on nii nõev õnne. Seda tagust on tõesti. Nagu ei jää seisma siia vahele, noh. No nüüd on ta kinni, aga noh. Suht ikkagi. Kapp koos. Ja mis on nagu eriti tore, et see läheb hästi köögimööbliga kokku. Ta on sutsu eledam, aga niimoodi väga hullult silmaga näha ei ole. Ja selline siis on ta siin seest. Vot nii. Selline lihtne. Ja meil käib praegu akende pesu. Sest kui me sisse kolisime, siis sai kiiruga need sellest ehitustolmust puhtaks tehtud, aga noh, me ei saa neid ideaalselt puhtaks ja nüüd on puude õitsemised asjad ka tehtud, et võib puhtaks pesta. Ega alfa idased saavad öelda, vend teeb naiste kodu, perenaise töö. Ei, mina pesin ka, aga sa ei luba mul turnida ju. Ma peseks ise. Las mina ohverdan oma elu siia akendele. Jälle. Me oleme siin. Ma oleks nagu varem seda teinud praegu. Läksime päeval kell 2 vist toast välja või? Et ostma minna Jyski neid rõdu, neid plaate, nii-öelda põrandaplaate. Ja lõpetasime Hemtexis, Bauhofis, Maxi Marketis ja kell on kohe 7. Võtsin Bauhofist endale selle sinise, selle kõrrelise. Ja siis Jyskist tõstsime need põranda neid. Tegin just selle alumise selle puhtaks. Noh, remondiga need plekid lihtsalt maha ei tule. Et vaatame, paigaldame need ära. Vaata mul ette tooma neid. Yes, sir. Kardina siin. Ja need on need nurgaliistud sinna rõdu juurde, sest noh, jah. Hemtexist ostsin siuksed halligid kardinad. Tolu on. Põrand sai siis selline. Selle äärega peab midagi välja mõtlema. Minu taimekesed. Ja Marek ostis endale mänguasja. Tahad sa kommenteerida? Oh my god. Mul ei pidi seda seisma jääma. Ei hakka hüppama niimoodi. Siini paigaldus. Kardinate paigaldus. Neid siidkardinaid, mis ma sealt IKEA-st ostsin, ma kahjuks ette veel ei saa panna. Sellepärast, et need on liiga pikad. Neid tuleb lühemaks õmmelda. Lõpetage ära! Lõpetage ära! Täiesti putsis, näe. Mida? Peetud on Krista ja Trinit. Tegelikult ka või? Noh, vaatame selle välja. Mida persed? Ei ole võimalik. Naljad, miks sa nii palju raha kulutasid? See on minu, Trinity ja Ülari poolt. Ma pean nutma. Täitsa lõpna. Oi, plää, ma ei oska midagi öelda. Normaalne, just siis, kui Soome ära läheme, vaata. Mine. Ei ole hullu, kõik on hästi. Oh, nüüd saab seksfilme vaadata HD-ekraanil. Oi, plää. Miks see roiskalt ja niimoodi? Ei ole raiskamine. Ei ole. 25 tolli ka ju. Persed! Mis sa ütlesid? Lõpetage ära. Ebareaalne, Marek. Mida pekki? 2011 ostsime esimese teleka. Ja 2025 me ei ostnud ise veel mingit mingit.
andsin, kui kineskoop telekas. See päriselt töötabki. Töötas, see on see demo Xiaomi, vaata. Lucifer ei olnud enne. Aitäh, sõbrad. Ja palun. Varbaid näitanud. Tere hommikust. Endiselt ei suuda uskuda, et sõbrad sellise kingi tegid. Uskumatuna. Lõpetasime just hommikusöögi. Ei ole teleka ostu, polegi teleka ostu. Mis ost? Meie ei ostu mitte midagi. Meile kingiti. Pole rohkem filminud. Tänane päev on juba õhtus, kell on kohe 7 ja me liigume sõpradele külla. Seekord läheme meie teiste juurde, eks ole. Pidi tasuta süüa saama, siis me vajume kohale. Aga endiselt aitäh, et olete jõudnud sinna maani, kus te olete siin videos. Tore, et ikkagi kaasa elate meile. Ja. Täna on laupäev, esmaspäeval lähme siis Soome. Peale puhkust on suht raske minna või väga minipuhkus. Aga pole hullu. Nii mõnus. Tere hommikust. Me hakkame kohe siis Soome poole liikuma. Ja täna tundub ka väga tuuline ilm, mis tähendab seda, et kindlasti laev luksub. Kell on 14.30. Teele 4 tundi ja 34 minutit. 407 kilomeetrit. Jälle istutamas. Vaadake seda koske. See ei tule kotist. Essa tööpäev. Essa lank täis pask. Juba filmid või? Jah. Ega siin juulis midagi head oodata ei ole, ne? Heinas on kõik, jah. Väga raske on ennast lülitada siia töölainale. Mis siin toimub? Palju siin neid parme on? Üks on sealne. Ei ole parm. Kõige suurem. Täna oleme suht ligidel piiritsoonile. No mingid Venemaa parmud. Juuli istus ühe langiga kokku võttes. Täielik pask. Rinnuni nõgesed, hein. Siia peab istutama kaske siis veel kõrvale. No vaata seda. See on ju räme. Enda pole nähagi põhimõtteliselt. Juuli istutus kõrvenõgese hein. Somm tahab, et me mingit klouni siin mängin tallane. Kuradi tsirkuste leibane. Et ma vahel istutaks ja mingi toki paneks ja mingi lammast mängi sinna. Mingiks idioodiks peate mind või? Oi, plaan. Imelik on see, et see parm ammustas mind siit. Muidu väga valus on üles tõsta. Ammustas mind siit ja vaadake, kuidas see siit on kõik läinud ja nüüd õhtu lõpuks ta on liikunud siia allapoole ja niimoodi sügeleb. Näita teist jalga. Ja teine jalg teisel ajal pole häda midagi, kui sa niimoodi võrdled, no come on, no vaata. Vaprad mehed tulevad. Täna on full vihm ja tuul. Ja mina ei saanud tööle minna, sest mul ei läinud kahjuks saabas jalga. Nagu näha, siis mina istun autostele. Mul ei läinud see töö saabas jalga, sest jalga on nagu suht paistes. Mul on need spordisokid jalas ja siia käivad peale veel ühed tavalised sokid, et oleks topeltsokid. Et see töösaabas oleks mõnusalt jalas ja saabas ei läinud jalga. Ja ma proovisin ka siis mitte topeltsokiga, siis ma kuidagi pressisin selle saapa jalga, aga see saapa siis see keskkoht ikkagi surus jubedalt siia peale, et väga ebamugav, et ma kujutan ette, et ma
võib-olla oleks selle olukorra hullemaks teinud, kui ma oleks ikkagi tööle hakanud. Aga see parm, kes mind siis eile hammustas, see pidi ikka väga mürgine olema. Nagu allergiline reaktsioon. Ei olegi varem täheldanud, et ma nii paiste oleks parmu hammustusest läinud. Välja arvatud, kas see käsi siis eelmises vlogis, aga ikkagi. No muidu ma olen suht tundlik nende üldse putukute hammustustele, et mul lööb kohe ka sääsekupu ülesse. Aga need on varsti kadunud. Täna on siis 4. juuli ja sajab jubedalt vihma ja väga suured tuulepuhangud on ja auto näitab 12 kraadi. Suvi. No nii, sõbrad. Täna on meil midagi niisugust, mida väga tihti ei juhtu. Arvestades, et ma olen istutanud mingi 6-7 aastat äkki. Nagu te näete, me istutame põllu peale. Täiesti suur ilus põld. Ja see on üks põlduda, siin on väga palju erinevaid põlde. See on tegelikult kirjeldab seda, mida inimesed üldjuhul arvavad, kui me ütleme, et me istutame Soomes. Et me istutamegi kogu aeg põllu peale. Aga reaalsus on see, et väga harva tuleb ette nii suures mahus põllu peale istutamist. Aga päris hea on. Pole viga arvestades, me oleme siin mitu päeva ainult mingi paska teinud. Jaga kommentaare vahel. No räägib, millega tegeleme? Täna siis on see keppidega istutamine. Normaalne. Normaalid nõgesed ja värki ja... Seda parmi. Siis plaan on, et üks vend istutab ja üks peab keppine. Põder ajab nüüd alla, ne? Mässi siuke on. Räägi feelingut. Jaa, norm maduks tuli peale. Tulime piiri äärde täna istutama ja juba on piirivalve selja taga. Baby sinna. Siis kui me alguses siia tulime, siis oli 2 autot. Nüüd on juba 3. auto ja nad passivad siin kõrval meie auto juures, kui me pakime. Õnneks Nangile kõrvale pole tulnud, aga suht veider on siin niimoodi olla, kui nad terve päeva siin kõrval passivad. Me oleme siin, me peame siit kõndima siia Langile ja see siin on Vene piir. No nii, päev on kohe läbi saamas ja siis viimane lang ja näete aeda, jah? Kas te näete aeda? Teised pool aeda on roheline rohi, see ala on Venemaa. Suht äge. Ave ei soovi enam vlogis osaleda. Parm. Parm. Täpsustame, hoopis 4,65 on Karl Fazer šokolaad siin Soomes. Jälle piiri äärde. Niimoodi tehakse siis piiri ääres tööd. Üks magab, üks istub ja 3 teeb tööd siin. Piirivalve just käis meil auto juures siin ja hoiatas meid, et kilomeetri kaugusel on 3 karu. Et tehke noisi ja siis nad äkki ei tule siia poole. Tõsiselt kõik. Ma ei oska inimida. Ei oska filmida enam, et tuleb see vlogiamat maha panna. Ja me oleme kodust tagasi. Nagu te näete, juba üleeile õhtul siis jõudsime. Teist päeva kodus. Et eile me käisime oma uuel voodil järgi ja isikupeeglil. Ja õhtul käisime minu Ristemaa sünnipäeval ja täna me
voodi tõime ka ära eile või? Jah, ma ütlesingi. Jah. Just ütlesin. Ja täna panime selle voodi kokku. Ja nüüd vahepeal käisime linnas käru ära viimas, Ikeas. Aga uut voodit, isikupeedlit näete juba järgmises videos. Järgmises videos, mitte siin videos. Aga meil olid eelmises videos 2 küsimust, millele me võime siis vastata. Et üks küsimus oli, kas tüütu vastik pole töö suhtes kogu aeg kolida liikuda asjadega, et kas on valikas olnud ka mingid stabiilsemad tööd tulevikus? Soome töö ongi stabiilne, aga ta on nagu selles suhtes Soomes ja seal... Selle istutamise koha pealt võib nii öelda, et see aasta on tõesti palju kolimist olnud, et tegelikult eelnevad aastad me oleme ainult ühe koha peal elanud, pole pidanud kolima. Et kuidagi see aasta on jah, see kolimine on nagu teemas ja see on tüütu. Tüütu, no eks ikka, no. Aga samas on nagu huvitav ka, on ja uusi kohti näha. Tüütu on siis, mida rohkem sul asju kaasas endal on. Just. Aga tulevikus stabiilsem töö, ma ei tea, ma tegin väga stabiilset tööd ennem, kui ma Soome läksin, nii et... Või sa iga aasta tegid, käisid lihtsalt vahepeal Soomes, no. Et jah. Et seal on ka omad miinuste plussid. Ühest tööst läksin teise, nii-öelda puhkuse ajal läksin teist tööd tegema. Ja mis see teine küsimus oli? Kas te talvel lihtsalt vegeteerite või teete mingid muud tööd? No mina olen viimased talved ikka vegeteerinud selle pärast, et... Kas saab seda vegeteerimiseks kutsuda? No ma olen muusikat teinud ja eks mul ongi, et ma nagu mõtlen selle peale, et ma olen üritanud kuhugi mujale minna talvel, aga siis see aeg on nii lühike ja põhimõtteliselt lähen kuhugi katseajale ainult tööle ja siis ma lähen nagunii Soome tagasi. Sest et... No tegelikult plaan ongi see ju sinul olnud see, et sa näed pool aastat või see on veits rohkem on ju. 7 kuud on Soomes tööd. Näed kõvasti vaeva, et saakski talvel kodus olla. Jah, et muusikat teha. Nüüd eelmine talv läks kõik korteri peale, et äkki see talv nüüd saab natukene nagu keskenduda muusikale rohkem. Jah, ja uut kodu nautida. Aga Ave, ma ei tea. Minu tulevik on praegu lahtine sellepärast, et eelmine aasta siis, jah, nüüd sai mul aasta aega täpselt täis nii-öelda töötuna või nii-öelda vist, et ma töötasin peaaegu 7 aastat lasteaias õpetajana ja ma tulin maikuus siis ära, eelmine mai, et läksin Soome tööle. Siis me ostsime augustis korteri ja siis nüüd terve talv läbi me renoveerisime seda. Ja nüüd olen Soomes, sügisel olen ka Soomes ja peale seda ma ei tea, mida ma teen. Kas ma vegeteerin või lähen kuskile tööle. Ega me väga ei muretse ka ju selle peale. Ei no ma lihtsalt praegu ei viitsi muretseda, et nagu, et... Elame päev korraga. Et teeme oma... reklaamivärki üritan mina ikka teha, võib-olla seda asja natuke suuremaks puhuda, eks näis, mis selle toob. Jah. Aga see selleks. Nii tore, et te küsite neid küsimusi. Küsige veel. Nii tore, et te kommenteerite, nii tore, et te likeite, subscribe'ite. Ja kommenteerimine, see on väga oluline YouTube'is, et video leviks kindlasti. Aga on aeg siis loosida välja see suur pakikene. Kas me neitsime, mis seal tees on? Jaa, me neitsime eelne video. Et nimed? Ma siia mummi kaussi panin siis kõik nimed, teeme old school jälle. Jah. Kas sa tõid ise valida või? Vali ise. Mina. Võtame siis mingi nimest. Sa võib-olla ei saa mu käekirjast ära. Nii, selle paki siis... saab endale Marek P. Ole hea, Marek, kirjuta meile kas siia YouTube'i või otsi meid üles Instagramist, et kuidas me sulle selle paki siis üle saaksime anda. Aga palju nüüd selle Marek P? Jah, et sina oled siis võitnud selle suure kingikoti. Pureva poolt ja meie poolt. Aga siis näeme juba uues videos. Jah. Uus vlog päris äge. Kus tead?
ma võtsin selle vlogi, et on jumala segast. Ma vaatasin seda, kui sa Soomes mulle seda näitasid. Igatahes ma ei tea, mis tuleb järgmises vlogis, aga aitäh, et meiega olite ja like ja subscribe ja järgmiste videoteni. Much love!